Kroonu, Olavi Ruitlase ja Aare Toika kuuldemäng. 3. osa, Mesilane. Eelmistes osades juhtunust. 3 Lõuna-Eesti poissi, Peeter Keerits, Heino Ülane ja Stepan Siska, värvatakse Nõukogude Liidu lõpuaastatel Nõukogude armeesse. Nende esimeseks teenistuskohaks saab Lõuna-Ukraina linnake Kamenets-Podolsk. Karantiin läbitud, saadetakse Eesti soost spetsialistid vast loodud väeosasse number 32010 Arhangelskis. Eesti poistel õnnestub end ka uues kohas kehtestada. Kaassõdurite jaoks oli Peeter Keerits mõistatuseks. Kuigi Peetri näol oli tegemist noorsõduriga, kes vastavalt tavale pidanuks põrandaid küürima ja vanakeste riideid pesema, peeti mõistlikumaks teda rahule jätta. Igaks juhuks. Privileeg laienes automaatselt ka Siskale ja Heinole. Neist said puutumatud. Isegi seekord, kui toimkonda määratud Peeter kasarmu koristamise asemel kaassõdurite habemajamise kolonnid ära jõi, vaadati õhtul voodis norisevat purupurjus meest jõuetu vihaga. Neist viimane kui üks oleks Peetri maha löönud ja mitte ühelgi neist ei tõusnud käsi seda tegemaks. Ei saanud kallale minna mehele, kes läbi karauuli ja automaaturite linna viina järgi hiilib ja mõne aja pärast rõõmsalt vilistades pudeli ja eluga naaseb. Mees oli püsti hull ja hullud olid reeglina väljaspool tavakohtlemist. Poliitohvitser Major Kriškin, Siska poolt ka flindiks ristitud, otsustas viimaks Peetrist Nõukogude inimese tegemise enda peale võtta ja kutsus mehe ühel pühapäeval eraviisilisele jutuajamisele kasarmu vaimsesse keskusesse, Lenini tuppa. Keerits, ma näen sinus inimest, Keerits. Ma väga tänan, seltsimees major. Ei, ma ei räägi sinuga praegu nagu major, Keerits. Praegu räägib minus murelik seltsimees. Ega ometi mina kuidagi teid aidata saa. Sa saad, just nimelt, aga just sina saadki. Major Kriškin rääkis pikalt üksikisikust ja kollektiivist, mismoodi käib üksteisest lugupidamine. Rääkis, missugused inimesed ehitavad enesele oma tegudega ausamast. Ning missugused inimesed on aga progressile risti jalus. Ta rääkis oma lapsepõlvest, pani ohtralt võrdusmärke enda ning Peetri elude vahele. Keerits, sa oled täpselt nagu mina. Ja kurat, kui minust sai inimene, saab sinust ka. Kui inimene selline välja näeb, kas on siis selles suunas pingutamine kõige otstarbekam? Välja ütlema Keerits seda mõtet ei vaevunud. Ta ütles hoopis, pole minuga asjad üldse nii hullud, nagu arvatakse. On küll, on. Keerits, on. Ei, ma võin veel üks päev puhkusele sõita nii, et koliseb. Keerits, sa oled süüdimatu. Talle puhkusele. Kui sa puhkusele tahad, Keerits, sa pead ennast kõvasti muutma. Miks niisama ei saa? Ta lihtsalt ei saa, sõbrake. Aga veame kihla, et saab. Kihla? Sinuga? Jah. Kui mulle kuu aja jooksul puhkust välja ei kuulutata, jah, siis saan täpselt selliseks inimeseks, nagu teile meeldib. Aga olgu. Ma vean sinuga kihla. Mina omalt poolt luban 2 pudelit 5 tärniga konjakit, kui kaotate seltsimees major. 2 konjakit, siis lööme käed. Sõduriga alkoholi peale kihlavedamine ei ole poliitohvitserile kohane. Sa saad 2 pudelit 5 tärniga konjakit. Kui 30 päeva jooksul sinu puhkuse paberitele alla kirjutatakse. Ausalt või? Ohvitseri ausõna.
kas sa üldse tead, mis asi see selline on? Ülejärgmisel ööl varastati Karauli valvesõdurilt täies lahingukorras automaat. Ma toetasin automaadi minutiks aianajale ja avastasin pükse tagasi kinni nööpides, et relv on jäljetult kadunud. Mispärast sa valvepostil üldse omavoliliselt sittusid, lammas? Hommikul puistati väeosa territoorium 350 ajateenija poolt hoolikalt läbi, kuid asjata relva ei leitud. Möödus veel 2 päeva ja automaat tuli nagu iseenesest päevavalgele. Ma ronisin juhuslikult väeosa Sanmaja katusele ja seal katuse servas ta oligi, vihmaveerenni peidetud. Mispärast sa juhuslikult Sanmaja katusele ronisid, Keerits? Seltsimees major, ma läksin sinna pudenenud õunu korjama. Nii. Jefreitor Nazarbajevile 10 päeva kartserit. Ja reamees Keeritsale 10 päeva puhkust. Seltsimees alaprokovnik, Keerits... Tähendab, siin ei ole midagi vaielda. Sõjaväe määrustik näeb ette just niisuguse autasu lahinguinventari ülesleidmise või kätejuhatamise eest. Tubli! Reamees Keerits. Jälle kord suutis Heino halvasti seotud jalarättide pärast jalad villi hõõruda ning kui praporšik teda tühise asja pärast sanitaarossa ei lubanud, leidis viimases hädas mees enesele arvestatavama tõve. Mis sa otsid seal, Heino? Mesilast püüan. Mis sa mesilasega teed? Heino püüd mesilast. Heino, kas sulle herilane kõlbab või? Herilane on veel parem. Tie, mis ta tule hüürlasega nüüd pääle nakkas? Ai! Mul võim hakka päris sulla. Ega päivaks juhtus määnegi asi, millest ma aru ei saa. Mul on üsna vähe aega, rääkige, mis juhtus? Herilane hammustas, arstionu. Seltsimees kapten. Herilane? Herilane, jah, seltsimees kapten. Herilane ei hammusta sõdur, herilane nõelab ja see ei tee mehele sittagi. Ei, aga mul ei ole aega, Olga, tegele sõduriga. Tule. Kohe. Tule siia. Medtõe tumedad silmaterad tundusid hämaras ruumis hiigelsuured. Rohelisest vikerkestast joonistus välja keerukas ornament, otse kui kõige peenem kangas või siis vastu oksa maailma kõige säravama lihviga teeman. Halloo, sõdur. Mida sa näed seal? silmad. Ja mis minu silmadega siis on? Väga ilusad silmad. Ma olen naistemehi varemgi näinud ausalt, aga sina, väike mees, oled kuningas. Ei, ma mõtlesin tõsiselt. Mina ka. Sa oled putukamürgile allergiline. Jääd saan korpusesse hommikuni, kui poistatus alaneb, siis lasen su minema. Ja? Olga astus seinakapi juurde, avas ukse ning vaatas end kaua peeglist. Tõepoolest, tal olidki ilusad silmad. Rohelised küll, aga ikkagi väga ilusad. Kummaline. Sergei pole 3 abielu aasta jooksul märganud ja teise jaoks, näe, esimene asi. Sel ööl sai Heino teada, et Olgal on tema jaoks veel mõndagi peale kaunite silmade ja ka seda, et
kapten Kucharenko, seesama hiiglasuure kõhuga kapten, kes Heino herilase ammustuse välja naeris, saatuse kiuste Olga mees oli. Sel ööl mõistis Olga, et pisikesel Heinol on tema jaoks tõepoolest seda suurt ja ääretut tähelepanelikkust, mis tal end nõrga ja vastupandamatu naisena tunda lasi. Песен еще не написанных сколько, скажи, кукушка, пропой. В городе мне жители на выселках камнем лежать или гореть звездой. Звездой. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох, дай огня. Ülane, Keerits, minu juurde. Prabošik Vabuk. Just nii, seltsimees Stelitsen. Võta need 2 meest. Tehnika on tutt uus. Ei riski selle peale lambakarjuseid panna. Sellest hetkest oli pisike Heino autojuht tutt uuel kalluril Sill 130 ja Peeter täieõiguslik kopp ekskavaatorjuht. Majandusvood tähendas autojuhtidele üht. Nende masinad on kogu aeg tegevuses, sest väeossa oli kavas ehitada 3 kasarmut, staap ja söökla. Ning siis ka, kes poole päevaga sitamaja valmis teinud, oli tulevases ehitusbrigaadis automaatselt esinumber. Tegelik ehitusplats asus laagrist kilomeetri jagu kaugemal ja esimesed materjalikoormadki olid sinna juba kohale veetud. Aga kui pärast põrmandalauda puudu on... Mis sa seletad? Siin on 1 000 000 lauda. Need 30, mis me võtame, on nii üle. Nad võtsid sel õhtul 30 ja vahetasid puskari vastu. Järgmisel päeval müüsid veel 30. Siis seinasoojendusplaate, siis brusse, lippe, eterniiti, naelu. Appi jälle nagu muda. Peelõi äist. Katõssa valget kurge. Jah, aga mõelge välja oma kaubalaevade peale Arhangelski sadamates. Neid on seal päris palju ja sealne kohalik täiturg on jalust rabavalt rikkalik. Levi Straussi teksad ja pumatossud. Võta parem Adidased. Ei, aga need on pisut rebenenud. Vahet pole. Peaasi, et meil erariided olemas on. Tüdrukud ootavad. Ma olen rase. Heinokene. Ma nägin seda last. See ei olnud keegi muu kui miniatuurne kapten Kucharenko ise, mundris, hülgevuntsidega pisike kõht ripendamas üle püksivärvli. Mina olen Olja poeg. Ma jõllitasin suuri silmi ebardit enda ees. Viimane röhitses peenikese häälega ja suu nurgast vajus lapse habemesse erakordselt näotu lapse eila. Kes sina selline oled? Värdjas. Mina olen Heino. Muidugi Heinokene oled see sina. Kes siis veel? Sergei Kucharenko lillepotis ei läheks pärast läbi elatud Novaja Zemlja tuumakatsetust isegi päevalille seeme idanema. Heino, sa oled veel liiga noor. Sul on terve elu ees.
Sergei on hea mees. Natuke rohmakas küll, aga toob raha ilusasti koju ja ei peksa. Ja kas see ongi piisav põhjus, et temaga surmani koos elada? Ei. Sergeil on Moskvas kindralstaabis onu ja teisigi sugulasi ees. Nii et ega ta kauaks kapteniks jää. Oota, ja sina tahad kindraliprouaks saada? Muidugi. Sinu pojast. Kui ikka tuleb poeg, võib niimoodi kõrgem ohvitser või isegi riigimees tulla. Olgu pealegi. Teeme tast siis riigimehe. Tulevane papa Kuharenko isikus viibis samal hetkel Belamorskoje hotelli baaris ja praalis. Kõigile minu poolt 150 viina ja riisisaat. See mees siin saab isaks. Ülane, minu juurde. Just nii, seltsimees alampolkovnik. Ei ole vaja nii ametlikult. Räägime nagu mees mehega. Istu. Vaata, sinu ja Kuharenko abikaasa vahel juhtunu on kahetsusväärne ja väga delikaatne teema. Meil ometigi ka omad positiivsed jooned. Arvestades kapteni kehvi eeldusi Kuharenkode nime ja auväärse soo edasiviimiseks, aga nüüd kuule, Ülane. Minu soovitus sinule, Heino, on järgmine. Nüüd on paras aeg mängust lahkuda ja džentelmenile kohaselt enesele uus silmarõõm välja vaadata. Sul tore poiss, Heino. Kutsuks sind teinekord endale küllagi. Arutaks neid maailma asju teeklaasikese tagagi, aga... Mis aga, seltsimees komandör? Mul ka noor naine majas ja mul soo jätkamisega. Eneselgi asjad korras. Liigutatud Peeter organiseeris isaks saanud sõbra auks ühel vaiksel õhtupoolikul, kui ohvitser koosseis väeosa territooriumilt lahkunud, sööklaruumides piduliku aktuse, mille käigus astusid üles Nõukogude Liidu erinevate vennasrahvuste etlejate koosseisud, kokad, moldaavlased. Usbekid. Tatarlased. Ja teised. Mokat suken lenu herken, halale janlale mokat suken lenu herken. Ollen härte kaçınan kallıva yutile dolucu sonda kaçınan hu. Eestimaalastest astab komsomoli laulukesega üles Stepan Siska, kes on tegelikult setu. Ai velle, mi mõtsa venna olemi. Ai velle, mi mõtsa venna eestlase. Ja meil ei ole üldse senti raha, ainult 8 valget kurge. Õnnekatessa valget kurge. Me peame Arhangelskis elama, kuid me ei saa, ei või, ei taha tiilat teenida, ei taha tiiblat teenida, ei taha tiiblat teenida. Kultuuriõhtu lõppes üleüldise kaklusega, mille põhjustas Keeritsa kohatu ettepanek. Andke grusiinidele rubla,
las toovad viina peale leiba. Hommikul tööpostile naasnud sööklaülem praporšik Jermolajev leidis eest koristamata söögiruumi, 200 lendavate taldrikutena kasutatud mitte ühes tükis tavataldrikut ning nõudekuivatusrestil puhkava moldaavlase. Toimunut uuris põhjalikult Sampoliit Kriškin isiklikult. Rääkige kõik välja! Kohe! Ma olen kommunist, värdjapojad! Ja selleks siin, et munninahad ninapori seest kõrgemale ei tõstaks! 5 päeva kartsa! Jaa! Aga järgmine kord saate täie rauaga. Just nii, seltsimees komandöör! Võõrast aknast, võõrast taevast vaatan, võõral maal arvan tuttavaid tähti kokku, võõraid vaid saan risti-rästi, kõik rajad siin ma läbi olen käinud, otsinud oma jälgi, kuid võõraid vaid näid, kuid kuniks tasku põhjas viimanegi sigaret täielikult sulle selga pole pööranud õnn ja pilet lennukile taevas, millal hõbedane tiib maale ulatub ta varivaid, sa tead, et on nii. Ilma muusikata oleks igav minna hauda keset igipaksu vaikust ihu üksinda laulda. Ma ei taha minna ajalukku võhivõõra süüga, võhivõõra lendu lastud palli ei taha püüda, kuniks tasku põhjas viimanegi sigaret täielikult sulle selga pole pööranud õnn ja pilet lennukile taevas, millal hõbedane tiib silmapiiril oma varju kaasa endaga viib. Kuulsite 3. osa Olavi Ruitlase ja Aare Toika 5-osalisest kuuldemängust Kroonu. Osades jutustaja Toomas Lõhmuste, Stepan Siska, Ago Soots, Heino Ülane, Robert Annus, Peeter Keerits, Uku Uusberg, Sampoliit Kriškin, Tõnu Oja, väeosa komandöör Dmitri Stolitsõn, Lauri Saatpalu, Turkmeen Nazarbajev, Meelis Põdersoo, praporšik Pavuk, Janek Joost, kapten Kuharenko, Margus Prangel, Olga Kuharenko, Katariina Lauk, laps Paul-Oskar Soe. Kuuldemängus kõlas muusika Aapo Ilveselt, ansamblitelt Kino ja Muumi Troll. Režissöör Aare Toika, helirežissöör Külliki Valdmaa, assistent Virko Annus, toimetaja Pilleriin Purje. Raadioteater 2007.